Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Valitsuses on valmis saamas haridusreformi täiendusena seaduseelnõu, mis võimaldaks eliitkoolide esimestesse klassidesse sisseastumiskatsetele tulnud lastele vastava taseme olemasolul anda koheselt ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Jälgides teadmiste hulka, mis vanematel on esimesse klassi astuvale lapsele mõnel juhul suudetud juba edasi anda, on sellisel sammul mõtet, sest paljudel lastel ei ole jäänud enam midagi, mida koolis omandada. Kui esimesse klassi astuval lapsel on kohe võimalik sooritada gümnaasiumi lõpueksamit, kohe kirjutada ka küpsuskirjand, siis hoiab see kokku noore inimese aega ja riigi raha ja laps saab kohe astuda ülikooli, sukelduda poliitikasse, alustada äriga, minna hullumajja või tegeleda mõne muu väljakutsega. Eelnõu annaks esimesse klassi astuvale lapsele võimaluse kaitsta koheselt ka doktorikraadi. Täna avalikustatakse ka valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgitas välja, et jooma ajab peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilmatulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegipärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks põhjuseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas kohe kiusatuse see maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb ja eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ning mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus aga annab veel teada, et elanikkonna ja ajakirjanduse sagedastel kartustel, nagu telliks erakonna salajased rahastajad kogu poliitika ja kõik otsused, ei ole tõepõhja all. Raha maksmine ja vastuteenete osutamine ei ole üksteisega kuidagi seotud, märgitakse valitsuse tellitud värskes uurimuses. Ka rahvas maksab poliitikutele ju iga päev oma maksudest palka ja ei ole siiani vastu saanud mitte ühtegi teenet ega muud kasu. Seega võivad inimesed olla rahulikud, raha poliitikuid ei mõjuta ja neid tegutsema ei pane. Ja veel uuringutest. Salajase arvamuse uuringufirma annab teada, et märtsikuus läbi viidud küsitluse tulemusena sai selgeks, et keskmine inimene tarvitab aastas umbes 72 kilogrammi lihatooteid, 13 kilogrammi kalatooteid ja kuivaineid keskmiselt 19,4 kilogrammi. Veel tarvitas keskmine inimene 49 liitrit piima ja 18 kilogrammi muid piimatooteid. Küsimusele, kuidas on keskmise inimese keskmise teleri vaatamisega, vastas keskmine inimene, et vaatan, mis ma vaatan, mis see teie asi on, mis ma vaatan, muud ei saagi viimasel ajal teha, kui kogu aeg vasta, mida sa sööd või jood või keda valid. Seejärel haaras keskmine inimene labida ja ähvardas kallale tulla, kui teda lõpuks ometi rahule ei jäeta. Küsitlejad põgenesid läbi akna keskmine inimene, aga järgnes neile jälitas küsitlejaid pargis enam kui 3 tundi keskmise kiirusega 32 kilomeetrit tunnis. Ja ilmast. Ilmatarkade prognooside kohaselt tuleb täna Eestis valdavalt pilves selgimistega ilm ja sooja on kuni 15 kraadi, tuulekiirus 3–9 meetrit sekundis. Prognoosivad ilmatargad. Ilma lollide arvates aga on Eestis praegu paks lumi maas, külma on 37, sooja üle 40 kraadi ja õue võib minna nii kasukas kui bikiinides. Eetris olid uudised.